tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas Linuxi versioonile Ubuntu Thonit paigaldada. Thoniga saab kirjutada programme programmeerimiskeeles Python. Esmalt peame aga paigaldama mõned Pythoni paketid. Selleks on meil vaja avada terminal. Terminali leiame kas otsides rakenduste alt või vajutades klaviatuuril Ctrl-Alt-T. Seejärel paigaldame Pythoni järgnevate käskudega. Sudo apt get install python 3. Küsitakse administraatori parooli. Seejärel sudo apt get install python 3 tk. Ja viimasena sudo apt get install idle 3. Ja vastata Y. Nüüd on Python arvutisse paigaldatud. Paigaldame ka Thoni. Selleks läheme internetti, seejärel läheme kursuse programmeerimiselt maalähedaselt koduleheküljele, milleks on progma.cs.ut.ee. Siit leiame vasakus servas Thoni lingi, klõpsame sellele. Otsin üles koha, kus saab Thonit installeerida Linuxiga arvutile. Klõpsan sellele. Nüüd on Thoni alla laetud. Noolekesest valime Show in folder. Sulgeme interneti akna ja lohistame Thoni installi faili töölauale. LS käsuga näeme, mis meil kaustas on. Läheme töölaua kausta käsuga CD, desktop, kasutame taaskord LS käsku ja pakime Thoni lahti töölauale käsuga tar -zxvf ja siia siis faili nimi thoni 1.0.5.tar.gz. Nüüd on meil Thoni paigaldusfailid töölauale lahti pakitud ja võime kokku pakitud faili ära kustutada. Läheme terminali aknas Thoni kausta käsuga CD thoni 1.0.5. Ja paigaldame Thoni käsuga sudo.install. Nüüd on meil Thoni lõplikult arvutisse paigaldatud ja võime töölaualt ära kustutada ka Thoni paigaldusfailid. Käivitame Thoni otsides alt menüüst üles Programming ja sealt alt Thoni. Avaneb meile programmeerimise aken. Proovime ka esimest programmi. Trükin siia print, sulgude vahele jutumärkidesse tere ja käivitan programmi. Programmi käivitamiseks on mitu võimalust. Üks võimalus on vajutada siia rohelisele noolekesele või siis vajutada klaviatuuril F5. Mina vajutan siia rohelisele noolekesele. Siis tuleb programm kuhugi salvestada. Otsime üles töölaua ehk desktopi ja salvestame sinna nimega esimene.py. Vajutame save. Nii, ja programm töötaski. On näha, et ekraanile väljastati sõna tere. Samuti on nüüd näha, et minu töölaual on tekkinud fail esimene.py. Pythoni faili laiendiks on siis py. Aitäh vaatamast ja edu katsetamisel!